kurgupauk. 2016 aastast tuleb siia. Ma väga mingit introt ei hakka tegema, ma lihtsalt tahan jäädvustada, mis praegu toimumas on ja teile seda näidata. Täna on 23. september, kell on 3 päeval. Järgmine reede on mul siis kõige suurem üritus, mis ma kunagi korraldanud olen. Kuskil 2000 inimest, kultuurikatel, esinejateks on Triimupasta, Noored ja Näljased, Coldfire, Kalamees, veel mitmed DJ'd. Tänase seisuga on meil siis müüdud 1467 piletit. Ehk siis meil on veel minna pea 500 piletit, aga 3/4 on tehtud ja meil on veel minna üle nädala. Sihukesed numbrid 2 nädalat enne eventi, see on nagu päris haige. Täna me lähme Richardiga ja Kingsepaga shootima. Kingsepa on haige, Helena on ka veits paha olla. Ehk siis meil on praegu jäänud content veits stoppima. Meil on nüüd vist 1 ja 2 nädalat oleme teinud main one'i. Aga jah, ma mõtlesin, et hakkan nagu jäädvustama mingite etappidega kuni siis peoni välja. Varsti näete, milline see kultuurikatel tuleb. Let's go! Mis päev täna on esmaspäev ja reedel on siis kultuurikatlas pidu. Pileteid on läinud põhimõtteliselt mingi 800 välja müüdud. Esimene kultuurikatla event, välja müüdud. See on suht heli. Ja me just hittisime ka main one'iga 9 kilo TikTokis. Päris fucking haige. 9 kilo. Mingi 1,5 kuuga põhimõtteliselt. Sest 2 nädalat on 2 kuuni. Selle, ma arvan, 2 kuu lõpuks, teoorias võiks olla 15 kilo, aga kui on veits vähem, on ka täiesti okei. Sest et me oleme ikkagi väga kiirelt kasvanud. See on ka huvitav küsimus. Kas teid üldse huvitab, mida me teeme behind the scenes nagu main one'i ja RG pidudega? Kas see on nagu asi, mis huvitab, et wow, kuidas need vennad tegid seda? Sest see content ei ole ilmselt nagu kõigile, aga see on neile, kes võib-olla on ka huvitatud millegi korraldamisest, millegi tegemisest ja me saame nagu tutvustada seda elu nagu tagantpoolt. Jah. Sest et nagu Eestis väga ei tee vist keegi nagu selliseid videoid, nagu TikTokis on jah mõned kreatorid, kes teevad lühiformaadis, aga nagu pikas formaadis, YouTube'i formaadis ei ole nagu eriti videoid, eriti kreatoreid, kes siis teeksid nagu YouTube'i videoid sellest, kuidas brändi luua, kuidas brändi manage'ida, kuidas brändi turundada. Me olemegi siis mõelnud, et nagu me ei taha teha mingit sükest me ei taha teha selles mõttes mingit mindset content'i, et joo, lock in, me tahame teha nagu lihtsalt näidata, mida me teeme nagu. Ilmselt aitab ka teid ja nagu, jah. Tuubeõnnast see on ka nagu nii omamoodi skill teha üldse YouTube videoid, et sa tead, mis hetkel tõmmata kaamera välja, millest rääkida. Sest nagu mõtle, see on filmimine, sa pead iga päev paar korda filmima, sa editid selle kõik. Sa peab nagu mingi idee või struktuuriga olema, sest praegu ongi meil esimesed videod, need prolli pole nagu kõige paremad. Viitsi vaadata. Me oleme lihtsalt mingi suvahetkedel tõmmanud kaamera käima, lihtsalt filminud, siis on jälle läinud päev mööda, tõmmame jälle kaamera välja, filmime. See ei ole nagu mingi struktuuri, aga nagu kindlasti see kujuneb ka ajas välja, vaata. Aga äkki see ongi huvitav nagu, sest ettevõtte elu polegi nagu struktuuriga. Sa lihtsalt teed kõike, mis on võimalik. Samamoodi siis tõmbad kaamera välja siis, kui tundub õige nagu. Praegu on üks kõige kiiremaid nädalaid minu jaoks. Nii et meil on siin, ma ei näidata, mis meil siin on 4000 numbrimärki garderoobi, lihtsalt garderoobi jaoks. Tellisin 1800 taaskasutatavat joogitopsi, sest et seaduses on nüüd kirjas juba vist mingi 2 aastat, paar aastat, et põhimõtteliselt sa ei tohi avalikul üritusel pakkuda jooke ühekordse topsiga. Sellepärast, kui te olete festivalil ka ja teil on jook maksab 10 eurot ja te peate ikkagi maksma 12 või 13, siis see on see panditops. Shotte 1400 tükki ja veel mingi šampaklaase 100 tükki. Duct-teipi, prügikotti. Šampaklaasedega teed? Pipis on šampa. Mina tellisin 1000 labuubut. Kõik viskame RG-veol rahvasse. Main one'iga ka räigelt mingi arenguid. Need on need sneaker tagid. Hops, väga täpselt ei näita. Need lähevad siis tossude külge, et verifitseerida, et me oleme need üle kontrollinud. Pops! Oh jah. Nagu StockX tag.
et see verifitseerib, et need on autentsed, et me oleme need üle kontrollinud ja ka see kaitseb meid, et inimesed ei saaks nagu meile siis põhimõtteliselt returnida fake tossu peale ostmist. Kleepsud. RGB all, jagame hella. No meil on ainult 300 tükki tegelikult. Aga need on nii odav teha, me võime neid juurde. Kas on mingi võitel või osad, kes saaksid võib-olla? Kommenteeri selle video alla, kui sa tahad ühte kleepsu. Me võime sulle anda. Üks asi on veel. Ma tellisin detsembris, tellisin Yeezylt, ehk siis Kanye Westi brändilt, tellisin natuke riideid. $20, mis on kuskil 19 €. Ma olen 1 aasta varem tellinud, nendega läks 6 kuud. Ma tellisin eelmine kord, tellisin jaanuaris, sain kätte juunis. Seekord ma tellisin detsembris, uus drop oli. Need jõudsid kohale nagu fucking üleeile. Ehk siis 10 kuud. Ma ootasin 10 kuud seda asja. Seal on 3 suurus, seal on number 1 suurus, number 2 suurus ja number 3 suurus. Ma tellisin endale number 2, mis on siis ML. Ja need on väga fucking suured, nagu need on väga suured. Ehk siis ma oleks pidanud tellima number 1 ja mul ei ole nüüd mitte midagi kanda, aga me paneme need kõik Mainmone'i müüki. Nii et, ma ei tea, suurtele poistele rohkem tooteid. Täna on kolmapäev, meil on 2 päeva peoni. Meil tuli pakk täis Air Force, meil tuli kuskil 10 paari Air Force juurde, valgeid. Ma sõidan kohtumisele, turvameeskonnaga kohtuma. Meil on vaja viimased asjad veel üle rääkida ja panna see plaan paika, et kuidas me üritusel teeme. Siis peale seda ma käin kontorist läbi, ma lähen võtan kaarditerminalid peale, lähen käin kontorist läbi. Me paneme Rimis tellimuse sisse, me tellime kuskil 1000 veepudelit, kuskil 900 või 1000 veepudelit. Nii et need lähevad paari müüki. Käisin lauluväljakul ära, rääkisin meeskonnaga ära, panin plaani paika ja nüüd ma jõudsin siia Ülemiste Citysse ja lähen võtan kaarditerminalid. Nii et lähme. Me ei läinud lattu, me läksime hoopis deposse. Igatahes, ma võtan siit depost veel kiirelt mingid asjad, markereid, teipi, ma juba võtsin. Mingid asjad on veel vaja võtta. Ja siis lähme lattu. Milline on best marker? See, või mingi see. Meil on siin 6, 9, 6, 3, 6, 9. See polnud küll mul plaanis, aga ma ei tea, ma mõtlesin, et on suht nice, kui visata neid õhupalle rahvasse. Ja siis on need mingid helendavad värgikesed. Ja siis ma võtsin õhupalli pumbaga. Look at this beauty. Yeah. Check ilusti. Check on vajalik asi. Nii, aga meil on siin siis räigelt palju Air Force. Siin on mingid easy asjad. Ja siin on Air Force'id. Paneme need riiulisse. Mingi ostke kõige parema hinnaga Air Force Eestis. Vaatame siis need kaarditerminalid ka üle. Laadijad. Nii nunnud. Täna on siis neljapäev. Terve päev ringi sõitnud. Pole jõudnud väga filmida, ma sain kaamera Richardilt tagasi. Just tulin juuksurist. Fresh cut peal. Kuidas rollid on muutunud, et enne viis empsat kooli ja nüüd lähen mina talle kooli järgi. Hommikul viskasin ära ka. Täna käisin laos, printisin kõik menüüd välja. Õhtul teeme veel viimase paari miitingu. Homme ongi täismaja kultuurikatla vend. Suht haige. Teks näis. Loodame, et keegi ära ei sure. Auto on siis siukene. Hello! Kus koolis läks? Väga äge tund oli praegu. Tehisintellekti mingi tund. Väga kihvt oli. Nii, väike update. Täna on nüüd õhtu. Vaata, ma näitan nii kaua Bemmis. Vaadake Bemme, vaata, ma ei tea, näed või? Tšeki velga raisk. Malne roim raisk. Kohe näitame alkoholi kogust ka, mis meil on siin kaasas. Vaat seda on ju. Jagermeister. Tequila! Laval veel korralik 34 valuvellik. Korralik Michelini rehviga. Siis meil on viina. Depo. No nii. Hops.
Pedrolt saime taimed, saime vendile 3 musta laualina. Sest et meil on mingi koolilauad. Meil on seda kuldset mannekeni vaja. Lavale läks meil on siis reede. Ma ärkasin mingi kell 7. Praegult on kell juba 1. Ma olen kella 10 saadik Katlas. Ma käisin hommikul laos, viskasin ema kooli. Käisin veel kaupmehes, ostsin longeroid. Siis nüüd läheme Richardiga külmkappidele järgi. Meil oli külmkappe puudu. Nii et me saame nüüd 4 külmkappi tankerilt. Siis me läheme viskame neid Katlasse. Siis ma lähen ja siis vist suht jääme Katlasse ka. Siis vist väga enam nagu ei pea palju sõitma. Ma pean käima Palsist läbi. Võtma keitsid ja need keitsid me viskame siis vendi all rahvasse. Olukord on selline. Ma sõitsin ringi, pidin tooma külmikuid, pidin tooma teisi asju. Ja siis ma tulen tagasi ja ma vaatan lava, sest lavamehed olid nii kaua lava teinud, Ma vaatan lava ja lava on nagu sitaks suur. Meil ei ole vaja nii suurt lava. Ma ütlesin neile, et tehke nagu nii väike lava kui võimalik. Selleks, et inimesed mahuksid kõik sinna peasaali. Nii. Lava on nüüd väga suur. Me kaotame selle pärast kuskil 200 inimese, vähemalt 200, võib-olla isegi 300 inimese ja ruumi. Ma ei tea, mida teha nüüd, sest et enne juba mahtus, nagu meil tuleb nii palju inimesi, et juba enne ei mahtunud kõik inimesed saali. Nüüd on nagu täiesti perses. Ja siis lugeda sügavusmeetrid, vaata, sest üks poodium on meeter sügav ja siis seal taga oli reaalselt mingi fucking 1,5 meetrit ruumi, mis tähendab seda, et nagu 2,5 meetrit korda. No, chat ütleb praegu, et mugavalt kuskil 78 inimest kaotame sellega, aga tihedalt kuskil 130 inimest. 130 pole nii hull tegelikult. Mis see on? Palju, mis soovid? Oh shit! Rich millionaire! Rich millionaire! Igatahes, lähme siis viskame lava kokku ja ilmselt kults läheb Longero järgi. Hello! Oh, what is this winter edition Red Bull? Vaata L'Oreali rätikud, L'Oreali saime ka sponsoriks. See see lõuga või? Ülinais. Meest on, vend on tuberkuloosi haige, lihtsalt vend köhib seal. Ai. 700 €. 700 €. Palun YouTube. Story time. Meil on üks sõber, kes on väga haige seal. Filmi teda. Ta köhis verd eile öösel. Ei, aga tegelikult see ei ole nii. Ta ütleb, et ma ei ole haige, mul on sümptomid. Ei, aga mul ongi sümptomid, mul ei ole pask olla, aga nagu... Jätame ta sinna. Ma läksin eraldi apteeki, et osta endale sellist asja nagu Kingsepp ütles nagu joks, kurgupauk ja mingi deso ka veel. Ja ma ütlesin lihtsalt, et mu sõber on haige, et ma pean endale kurkupauku panema ja kätedeso laskma talle peale. Ja nüüd ma lasin seda kurku ja nüüd mu kurk valutab. Ma jäin tänu Kingseppale mingist ravimist haigeks just. Ja kätedeso ostsin räigelt suure autosse ka. 2 minutit. Ega korraldustiim on nii suur, et ikkagi peab ise kõik asjad ära tegema. Siia tuleb meil siis 18 pluss lava. Tuleb siia ilusti suure katla alla. Siin juba mingi valgused paigas. Siukene näeb välja siis Red Bulli baar. Raam on jõudnud. Vaata šampapudeli. See läheb teise korruse baari. Siin on võrdsus, boksid. Korruse 16 pluss ja 18 pluss baar on põhimõtteliselt valmis. Nüüd täidame põhilava baari. Jõu, ma olen nüüd 1,5 nädalat peale eventi. Igatahes Andru mõtles, ta teeb laheda montaaži, kus ta paneb timelapsi peale. Aga ta unustas selle maha võtta, nii et me vlogisime natuke aega niimoodi, et meil oli timelapsi peal, nii et...
millal tuleb nagu Oti ja Krisi fight järgel? Nagu fight events. Mina teeks selle 100 ka ära. Kris teab, et ta saaks üle. Defo võiks olla, aga mõtle päeva mingi suure ringi. Pole järgmine. Hoopis väga ilus. Tulge kultuurikatlasse leike. Me saime nüüd 4 prügikotti, lähme back'i, puhume täis 100 õhupalli. Ma ei usu, et me saame sellest mingit, mis on see, hyperlapse või timelapse'i teha, sest need on lihtsalt liiga palju. Aga peo ajal võiks ju rõdu pealt visata 100 õhupalli rahvasse. Tundub fun, davai, teeme ära. Ma vist kuulsin, et Ott, Robert Luik, DJ Swansea on puldis. Lähme vaatame üle. Me oleme siin kurikuulsa triibupastaga, aga ma olen liiga shy, et rääkida, nii et ma lihtsalt vaatan kaugelt ja imetlen. Yes! Olen Julius. Küsimus 1. Kes oli kõige esimese show headliner? Klišerike Max. Täiesti vale. Vaatame. Meil on siin mingid huvitavad poisid. Ma goal on täna saada hästi palju alakaid. Ja... Ise oled alakas ju? Ei no jaa, sellepärast ma tahangi alakaid. Mulle meeldib alakate baaris olla, sest alakatel on vaata... Ei, tere saab juurde. Meil on emotsioonid nii laes, me ootame nii räigelt, kuidas siia tuleb mingi 2000 alakat, 2000 alakat. Ma ei jõua ära oodata, kui ma saan neile alkovabasid, mojitosid anda. Ma olen ka väga elevil, sest ma olen hea müügimees. Töö läheb ma ei tea, kes see peale võib minna pre-game'is me tööd. Hiljem otsnäppir ja maksab palka kätte lihtsalt. No nii, viimased mingi tund aega on nagu, näe, Kris. Viimased mingi tund aega on olnud nagu haigelt crazy'd. Mul ei olnud otseseid taske, ma olingi siin lihtsalt abis. Aga noh, ma olen ka mingi tund aega full jooksnud. Ma olen suht higine. Aga ma loodan, et kõik, kes Energiapeol on, kes vaatavad seda videot, ma loodan, et teile väga meeldib see, sest siia on actually väga palju effortit pandud nagu kuid. Ja nagu tõesti fucking respect, Tristan, nagu ilma temata see City oleks võimalik, nii et thanks teile. Mis su nimi on? Mu nimi või? Mu nimi on Kepu. Nägin just põtra praegu, just jooksis põder siit juurde. Tänased Eesti ilmateate uudised. Tere Kepu, mis teed siin täna? Täna ma olen turvamees. Mis sa tänasest eeldad? Hästi hull, väga rets. Tuleb on ju triibupasta. Tuleb. Püsig lainel, täna olge kohal ja järgmistel kordadel olge ka kohal. Follow ka main one ja ta välja. Mul läheb väga hästi, aitäh, tulge ostke viina. Teed ka siin midagi üldse või? Kas tead, mis on main one või? Tean. Kas sa follow main one'i? Oi, hea küsimus. Kas te teate, mis on main one? See on see firma, riiete firma ju. No võt, rahvast on juba normilt, saalid on täitumas, lavaesised on täis, ilusti turvamehed. See on meie DJ Josefa. Kuidas siiani inimesed käitunud on? Väga korrektselt ja normaalseks. Ma eeldaksin, et see läheb halvemaks, sest et kell on veel vara. Kas te teate main one'i? Jaa, ma olen kuulnud. Main one on see mingi labuubusid ja... Kingship ja see blond tüdruk on seal. Yes. Ja nüüd on teine küsimus. Kas te followte main one'i? Jaa. Näitame. Väga äge. Jou, kuidas energia on? Energia on väga hea! Ma tunnen seda siit. Mega. Mis koolis sa käid? Murgis. Jou, kutid, vaadake, kelle ma siit leidsin. Starships were meant to fly hands up and touch the sky. Now everybody! Tavaliselt teeb Keron seda teistele, teeme seda meie Keronile. Muidu, kuidas tunne on? Sitaks norm, tira. See place on mingi giant. Oled sa jõudnud kogu ala juba läbi käia või? Ei, ma alles vaatan, mis seal pool toimub. Väga mega mees, aga näeme.
varsti tuleb triibupasta ja kõik ägedad ka peale. nii väga. Häda follow. Jõu Ott, kuidas läheb? Türa, mingi maks palavik on, aga varsti on set läbi. Let's go, kes järgmine on? Kalamees. Kalamees, vaata rahvast. Ei tantsige, ei. Make some noise! Mis on? Piska publikusse! Mis viskab tagasi? Cortesi kott. Viskate? Jaa. Triibupasta! What the fuck, man? Mis kell on? Kell on 6.09. 6.09. Põhimõtteliselt 51 minutiga peame saama siit kõik asjad nahkui. Black Boxist kõik nahkui. Ja siis saavad koristajad peale tulla. Siis me peame kõik taara kokku koguma. Peame kõik pappkastid viima kuradi pappkasti masinasse. Ma ei tea, kas sa oled näinud seda, kus see on? Meil on siin suht timmis juba. Täiesti putsis on igatahes. Seis on nagu täiesti putsis. Mul nagu energiat nagu ma arvan, mul on miinuses energia. Tristan, ma ei kujuta ette, kui suur mees. Igale poole joosta. Mul on suht chill nagu. Hoiga tõmba nahku. Mul tegi siuke tunne, et tahad ma nagu... Kui mul oleks varid praegu siit, kas kõik korda teha või siis enda kuul pähe lasta, siis ma pigem las kuuli pähe. Ei no keha on nagu sitaks väsinud. Peab edasi panema. Viimast mingi 4 tundi ei ole cammil, sest ma ei tea, mis toimus. Meil jäi siis vendist natuke jook üle. See on siis praegu mu tuba. Põhimõtteliselt. Kus läheb? Hästi läheb. Mis see emotsioon on? Super, luks. Värgid, main one, sponsib kõike. Ops. Kuidas läheb kaitseväes? Väga hästi, jaa, väga hästi. LLC või? Ei ole ju. Ei ole, ma olen siin, on ju. Ma teen teile Teloga väikse update'i. Täna on siis pühapäev. Ma olen lõpuks ometi nagu välja puhanud ja keha ei valuta enam nii palju. Tegin kokku mingi 55 000 sammu oma evendipäevaga, mis on suht nice. Ma just käisin, viskasin ära aiad, mis olid siis laagrist renditud. Ja nüüd ma lähen viin külmkapid ära, mis siis on Tabasalust renditud. Õues on päris hea ilm. Shoutout to Richard, et bussi laenas. Ja praegu läheme siis Tabasalu poole. Õues on full padukas, siin on kaotatud asjad, kaarditerminalid. Käisin siis täna Kultuurikatlas ka läbi ja väga hea tagasiside, nagu Kultuurikatel ütles, et nad nagu kartsid palju hullemat, läks lõppkokkuvõttes kõik hästi, ei olnud ühtegi sükest suurt mingit nagu asja, mis oleks valesti läinud. Me tegime reaalselt nagu Eesti suurima 16+ peo. Ma jäin väga rahule. See oli kõige raskemaid evente, mis ma kunagi korraldanud olen. Paariga palju ei teeninud, aga alati ei peagi palju teenima. Sellist üritust oli lihtsalt väga fucking fun korraldada ka nagu. See lõpptulemus oli minu arust väärt seda. Nagu see tunne, et need 2000 inimest on tulnud nagu sinu üritusele, see on päris haige tunne nagu. Nüüd saab pallile minna rahulikult.
siin on tehtud siis töö. Kus me siis nüüd lähme? Viime kaubik ära. Ma lähen koju. Emps tegi kanatiibu. Siis teeme pallimiitingu ka, sest et me peaks võtma endale ööbimise ära. Nüüd on teisipäev ja ma ikkagi mõtlesin, ma veel näitan, mis ma siis teen. Põhimõtteliselt koduhoovis. Need on katki. Aga ma lasen voolikuga, lasen kiirelt puhtaks. Need on siis kõik joodud topsid. Panen veel pesumasinasse. Et ega ma niimoodi neid päris ei puhasta, aga lihtsalt kuna need on kokteilisid, siis ma lasen kiirelt vee alt läbi. Praegult on siis järgmine teisipäev, ehk siis ma olen mingi nädal aega monteerinud seda videot nüüd. Ma ei ole jõudnud rohkem midagi väga filmida. No väga midagi ei ole toimunud ka. Lihtsalt mingitele meilidele veel vastanud ja värki. Aga jah, ma ei tea. Ma arvan, et see on nagu kõik selle vlogiga. Nii et järgmine vlog tuleb mingi pallitripist props. Nii et jah, davai.